et kui uuest aastast uus vald hakkab toimetama, et ei saaks tekkida mingeid selliseid nii-öelda ütleme õigusvaakumeid, et näiteks sotstoetuste maksmisel või eraldamisel on kuidagi ühes nurgas ühtemoodi, teises nurgas teistmoodi. Et volikogud peavad tegema ka peale seda, kui otsus on tehtud ühinemiseks, peavad volikogud täpselt samamoodi tööd edasi tegema. Et siis ei saa nagu lihtsalt niisama jalg üle põlve nagu keegi istuma jääda. Et siis tuleb veel terve rida töid teha. Ja kui nüüd rääkida veel, siis siin on see sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord. See on nüüd selline nagu, see määrab need nii-öelda protseduurid, et kuidas need asjad käivad. Aga üks põhimõtteline kokkulepe, mis on lepinguga fikseeritud, on see, et igasuguste toetuste ka preemiate maksmisel või määramisel ja ühtlustamisel võetakse nagu aluseks kõige parem. Ehk et kui me näiteks räägime sünnitoetusest, siis 3 vallast kõige kõrgem sünnitoetus on täna Kaarm. Tegelikult vist on Lümandal, sest Lümandal on selline kaval süsteem, et nad maksavad seda kas 3 osas või 2 osas, ma ei mäleta, 3 vist isegi. Et kõigepealt, kui laps sünnib, siis kas 1-aastaseks saamisel ja siis on, ja ükskord vist oli veel. Nii et tegelikult see summa, mis nagu lapse sünnitoetuseks makstakse, Lümandal on 320 €, kui ma õigesti mäletan. Kaarmal vist oli 300 ja meil on 160, 260 jah. Et selles mõttes selleks, et võetakse aluseks see kõige kõrgem määr. Ja teine oluline põhimõte näiteks toetuste puhul on see, et toetusi määratakse vajaduspõhiselt. Et see tähendab seda, et kui Kärlal näiteks praegu on niimoodi, et meil on nagu hästi palju selliseid konkreetseid toetusi, et näiteks seal prillitoetus ja ma ei tea, mingid veel ühesõnaga väga konkreetselt on ära määratud, mille jaoks nagu toetust saab määrata, et siis selle uue süsteemi järgi, mis tegelikult ka Lümandus ja Kärlal või Kaarmal juba töötab, on see, et seda toetust määratakse vastavalt sellele, milleks inimesel seda on nagu väga vaja. Et ei saaks tekkida seda olukorda, et ütleme, et meil on nagu, meil prillitoetus on, aga meil näiteks puujala-toetust ei ole. Aga siis me inimesele seda toetust nagu maksta ei saa. Aga tegelikult on nii, et tal oleks vaja hoopis midagi muud, aga mitte neid prille. Et siis on ikkagi ta vajaduspõhine sotsiaaltoetus, see tehakse kindlaks, et tal on seda toetust vaja ja ta saab selle toetuse. Et see ei tähenda nagu seda, et need toetused ära kaovad, aga selline lahterdamine kaob ära ja see annab nagu laiema võimaluse neid sotstoetusi jagada just nimelt selle jaoks, mille jaoks inimesel seda konkreetselt vaja on. Aga matusetoetused ei... Kärlal on, teistel minu teada ei ole. Jah, see oli mulle suur abi jälle 5 aastat tagasi. Vend ja ema surid korraga ja mõlemale sain toetust. Aitäh! See kindlasti, see on kokku lepitud, et see jääb. Me siin ka eelmine kord seda rääkisime, et see üks põhiline põhimõte, mis nagu kogu selle läbirääkimiste ajal oli ja on praegu ka, et me ei tohi nagu asju kehvemaks teha. Et kui täna on Kärlal matusetoetus, siis see tähendab seda, et see matusetoetus saab olema ka teistes valdades. Tähendab, ütleme selles uues tekkivas vallas. See, et seda täna näiteks Kaarmel ja Lümandas ei ole, see ei tähenda. Aga ja tõesti siis, et see sünnitoetus ja kooli minemise toetus ja nende puhul võetakse siis see kõige kõrgem määr. Et see põhimõte on nagu läbiv, et kehvemaks ei tohi minna. Sest kogu see ühinemise mõte on ju ikkagi see, et me tahame, et ühtepidi kõigepealt elu saaks ikkagi kesta ja jätkuda ka sellistes maakohtades, et valdadel oleks jõudu ja võimet oma inimesi aidata, kui seda vaja on. Mõnikord on rohkem vaja, aga ridakohustusi on sellised, mida vallad peavad nii ehk naa tegema, räägime siis teede korrashoiust või avalikust korrast või lasteaiast või koolist või sotsiaaltöötajast. Et see saaks nagu ikkagi samamoodi jätkuda ja et see teenus nagu kuidagi kehvemaks ei läheks. See on ikkagi kogu selle asja mõte. Et
et ma olen vahel ka seda öelnud, et tegelikult, et me kõik, nii Villi kui Ülar kui mina kavatseme ju selles ühendvallas edasi elada, oma kodudes edasi elada ja me ju kuidagi ise oma elu ei tahaks ju nagu kehvemaks ka teha, et me tõesti siiralt usume, et see on ikkagi kõik selleks, et saaks vähemalt samamoodi olla, mitte kehvemaks minna, vähemalt samamoodi ja veel parem, kui saab nagu ju veel paremini, et kui me siin investeeringutest näiteks räägime, siis eelmine kord me rääkisime nendest ka pikalt, et Kärdla vallal on ootamas ees 2 suuremat või tähendab, meil on vajadus 2 suurema investeeringu järele, et üks on siis soojamajandus ja teine on meie kauaoodatud rahvamaja, vaba aja keskus, ütleme nii, et ei ole ainult rahvamaja, sellest me vist ka eelmine kord rääkisime, et seal on väga palju nagu neid funktsioone, mis selles majas peaksid saama lahendatud. Et kui me soojamajandusega saame veel vallaraha ja laenurahaga hakkama, tegelikult ikkagi laenurahaga vallaraha väga investeerida meil ei ole sellist nagu üleliigset raha, et mida investeerida saaks. Et seda ei ole palju, natukene aasta peale võib-olla korjab. Aga et toetuse ja laenurahaga selle soojamajanduse me saame, ma arvan, küll korda, aga rahvamaja jääb siis kindlasti tegemata ja seda ma olen ka palju öelnud, et Kärdla vald on olnud siiamaani hästi tubli kogu aeg, et hästi palju on investeeritud, lasteaed on korda tehtud, koolimaja on korda tehtud, viimane suur investeering oli kergliiklustee, et lihtsalt võib-olla 2-3 aastat me elame niimoodi ära, et me ei hakka üksteisele otsa vaatama, et huvitav, et meil pole nagu viimase paari aasta jooksul vallas nagu midagi nagu tehtud, enam ei remondita, enam ei ehitata. Need uued Euroopa fondi rahad on nüüd ka sellise suunitlusega. Me veel täpselt ei tea kõiki, mille jaoks neid toetusi kasutada saab, aga üks oluline põhimõte on ka see, et selle raha eest enam ei ehitata niimoodi nagu ehitati eelmise perioodi rahade eest. Et nüüd kindlasti on mingeid erandeid, aga põhiline see raha suunatakse ikkagi teenustesse ja tegevustesse, et seda kvaliteeti tõsta. Et see lootus, et näiteks saada Euroopa raha selle rahvamaja ehitamiseks on, olematu ei ole, aga ütleme, et on õhkõrn. Et keeruliseks läheb nende investeeringutega igal juhul, kui üksinda toimetada. Kultuurist, spordist rääkida, siis nagu me enne ütlesin, et kõik asutused jäävad alles, kõik jääb selles mõttes samamoodi toimima, et spordihoone jääb koha peale, terviserajad jäävad koha peale, Raivo Uus jääb siia, toimetab täpselt samamoodi edasi, ainult et ilmselt natukene rohkem ka juba siis Kaarma poole ja Lümanda poole, et selles mõttes midagi ei kao ära. Noorsootöö on selline asi, et selles samas rahvamajas või vaba aja keskuses oleme projekti järgi näinud ette ka väikese sellise noortekeskuse ja tegelikult oleme me ka selle aastast eelarvet planeerides arvestanud, et sügisest võiks meil palgal olla noorsootöötaja. Vaja sellist inimest, kes konkreetselt noorte heaks siis tööd teeks erinevaid üritusi, erinevaid laagreid, suvesündmusi. Et see on nagu selle asja mõte, et noored saaksid ka olema ikkagi mõistliku tegevusega hõivatud, et rahvamaja jääb koha peale, loodetavasti siis ka ikkagi paari aasta pärast on ta uus ja ilus. Et see on üks olulisemaid investeeringuid selle ühinemise juures Kärdla jaoks. Et selle lepinguga on ka kokku lepitud selline asi, et töötatakse kindlasti välja külavanema statuut. Külavanem saab ikkagi väga olulise rolli kogukonna ja vallamaja vahel, olla see link, kes kohalikud mured vallamajja suudab tuua, kui neid on. Sotsiaaltöötaja jääb koha peale, sotsiaali poole peal me oleme näinud just seda, et meil on oluline puudus lastekaitsetöötajast ja siis koduhooldusest. Et ka see lastekaitse ja siis koduhoolduse me oleme näinud, et me suudame selles ühendvallas nagu paremini ära korraldada.
huvihariduse toetamine Kärdla vallas on olnud siiamaani nii-öelda valla piirkondlik, et need lapsed, kes oma huviharidust siin valla territooriumil nagu kasutavad, et või ütleme, et kui vallalaps läheb linna ja saab seda huviharidust linnast, et kas siis sellisel juhul ka vald toetab? Meil on olnud selline põhimõte, et nii kaua, kui laps saab huviharidust koha peal, näiteks ütleme kunstiringi või näiteringi koolis. Paljud meie huviringid käivad kooli juures või ütleme, kui me räägime spordiasjadest, siis näiteks võrkpall ja jalgpall on meil päris, ma arvan, päris hästi nagu käima läinud ja päris hästi esindatud, et nii kaua, kui tal on see võimalus koha peal, nii kaua me vald ei toeta seda, et ta käiks linnas. Me oleme küll kiipkaardi andmist minu meelest, ka sellisel puhul, kui laps linnas käib mingis ringis. Et me oleme näiteks võimaldanud seda, et ta saab bussiga sõita tasuta, aga me ei maksa kinni seda ringitasu või siis seda koolimaksu. Ja kui tal on see võimalus olemas vallas koha peal, näiteks muusikakool on Kärlal olnud 20 aastat ja kui on, ütleme näiteks, ma ei tea, kas klaveri või flöödi õppe on lapsel see eriala, mida ta tahab, siis ta saab seda siin koha peal teha ja me siis kindlasti eelistame seda, et laps kasutab nagu vallateenuseid. Aga kui on juba kas näiteks taseme mõttes juba astutakse samm edasi, et enam seda võimalust nagu vallas ei ole või on selline eriala, mida vallas kasutada ei saa, siis seda on vald toetanud.